Rail Baltica ehitusega on mure 3 Balti riigis sarnane. Raha lõpuni ehitamiseks ei ole. Lootus on Euroopa Liidu eelarve uuel perioodil, kuid selle raha jagamise otsuste seis on nagu Nukitsamäe filmis. Raha nagu oleks, aga soovijaid on palju ning puud on ikka. Ning 3 Balti riigis on ehituse väga erinevas etapis. Leedu ja Eesti on teinud otsuse, et maksku Euroopa Liit palju maksab, aga kuniks suures osas maksab, siis minnakse riskile, et isegi kui tuleks maksta veidi üle senise 15% omaosalust, tasuks asi ikkagi ära. Lätlased on ettevaatlikumad, sest neil on kaelas ka objektiivselt probleeme teistest rohkem. Nad on hädas varasemate valeotsustega ehitada kallis trass läbi Riia linna, koos uhkete jaamade ja Baltikumi suurima sillaga ning ootavad suuremat rahastuskindlust. Leedukad on uhked, et nad on 3 riigist edukaimad. Esame turbūt vienintelė Baltijos valstybė plėtojantį šitą projektą, kurios teritorijoje jau yra ir nutesti ir bėgiai. Tikrai su kolegomis iš ministerijų, kaip ir minėjau, įvairiose platformose diskutuojame ir aukščiausių lygių. Neseniai turėjome ir ministrų susitikimą iš tikrųjų ir Liuksemburge, kur Europos transporto ministrų, kaip sakant, paraštėse tikrai turėjom susitikimą ir produktyvų ir rezultatyvų susitikimą su mūsų kolegomis iš ministerijų, kuriame praktiškai aptarėme visas tas rizikas, su kuriomis susiduria visos valstybės. Muidugi ei ole asi pilvitu ka Eestis. Küsimus, kuidas Eesti ajagraafikus on, saab diplomaatilisi vastuseid. Puhtalt tehniliselt võib öelda, et rusikareegel, et 100 kilomeetri raudtee ehitamiseks nullist võiks kuluda umbes 5 aastat. Et ma arvan, et täna me oleme väga juba piiri peal, et kas me suudame ehitada valmis teatud lõikude raudteed olukorras ka, kui rahastus täies mahus oleks olemas, aga me oleme kuskil seal napilt piiri peal ikka veel. Eesti puhul on see hästi sportlik ajagraafik endiselt, aga kuna omaniku ootus on 2030, siis me järgime seda ajagraafikut ja oleme hetkel ikkagi selles plaanis. Küsimus on ka, mis saab edasi Leedust lõuna poole. Poola ei jõua enne 30. lõppu teha valmis trassi Elkis-Kaunasesse ning kasutusele võetakse varuplaan. Euroopa raudtee laius jõuab praegugi Kaunasini välja, aga on elektrifitseerimata ning spetsiifiliste juhtimissüsteemide eripärade tõttu kasutatakse seda praegu vaid kaubaveoks. Olen praegu Kaunases terminalis, kuhu jõuab välja siis Euroopa laiusega raudtee ja siin tõstetakse maha või peale siis Baltikumis saabuvaid konteinereid, aga mitte ainult konteinereid, vaid ka rekkade järelhaagiseid ja minu taga on just siin selline spetsiaalne vagun, kuhu ei pea minema kaup mitte konteineris, vaid ka rekka järelhaagises. Samasugune terminal tuleb ka Tallinnasse ja Pärnusse. Leedukad kinnitasid, et praegune ühendus Poolaga uuendatakse 2030. aastaks selliseks, et saaks ka reisirongiga ja kiiresti Poola sõita.